Tere tulemast siis meie kohtumisele teemal väärtuspõhine müük. Ja mida me täna siis teeme, on siis see, et hästi lühidalt räägime läbi selle, mis selle väärtuspõhise müügi mõte on. Siis räägime sellest, et kas ja kuidas seda juurutada saab. Ja siis arutame seda, et teie ettevõttes, et kas see on juurutatav ja on seal nagu mõtet või mitte. Et kindlasti on ettevõtted, kus see sobib paremini ja kindlasti on ettevõtted, kus see sobib vähem. Ja tõenäoliselt enamikul juhtudel ikkagi business to business müügis on see nagu enam rakendatav kui business to customer. Aga kindlasti on võimalik ka eraisikule müües seda ideed ja mõtet kasutada. Et kas minu juttu need tasub võtta tõsiselt? Et see on ka omaette küsimus, et kas konsultant või koolitaja on legitiimne. Et ma olen tegelikult esimesel müügikoolitusel osalesin Soomes 1990 4 päeva. Ja sellest ajast alates ma võin julgen väita, et ma tegelen müügiga teadlikult. Enne seda võib-olla ka tegelesin müügiga, aga mitte teadlikult. On ka juhtimiskogemust ja sealhulgas ka regioonijuht, kus meil regioonis oli kuskil üle 100 inimese Ida-Euroopas. Ja enne seda olen siis olnud tootmises, IT-valdkonnas ja Eesti Majandusjuhtide Instituudis juhtimiskonsultant. Ja lõpetanud siis Tartu Ülikoolis majandusküberneetika eriala. Kas te teate, mis asi on küberneetika? Sellest räägitakse viimasel väga vähe. Eelmise sajandi räägiti palju. See on teadus juhtimisest. Ja vabal ajal siis ja praegu ka olema siis Hiiumaal ja Hiiumaaga palju seotud. Ja need siin 2 Jaanika, Klaarika, need on küll praegu juba suuremad, suurte sarvedega, on siis need loomakesed, kes meil siin ülejäänud 11 hulgas siis hoiavad meil siin ümbruskonda puhtana. Ja Merkuri nüüd ise on tänasel hetkel siis Stockholmi börsil noteeritud ja on siis aastaid olnud juba selle Trading Industry teeb sellist top 20 listi, et oleme seal siis olnud nimekirjas juba aastaid. Nii, aga lähme nüüd teema juurde. Ja tegelikult, mis on nagu põhiküsimus praegu tänasel päeval, on see, et me võime oma toodet müüa kui tarbekaupa ehk commodity inglise keeles või siis lahendust. Ja näiteks võtame kas või arvuti. Arvutit on võimalik müüa siis kas poeletil või e-poes ja püüda siis võimalikult alla seda hinda tuua. Ja teine võimalus on see, et müüa seda siis kuskil nagu lahendusena, et pakkuda sellist kompleksteenust, mida paljud IT-firmad ka pakuvad, et tegelikult kliendi bilansis ei ole ühtegi IT või IKT toodet ja siis kogu seda haldamist teeb siis see müügifirma. Ja nüüd ongi see, et kas on võimalik istuda korraga 2 tooli peal, et pakkuda ühelt poolt tarbekaupa ja teiselt poolt lahendust. Ja see võib tekitada tegelikult probleeme. Ma mäletan seda aega, kui Amservice hakkas müüma Lexust eelmisel sajandil. Ja siis nad nõudsid, see nõukogu ja juhatus nõudis seda, et Toyota müügisalongi inimesed ei tohi minna Lexuse salongi ja Lexuse salongi inimesed ei tohi minna Toyota salongi, et võimalikult teha vahet selle ühe ja teise brändi müümisel. Ja tegelikult see ongi praegu nagu küsimus, et me ei saa nagu 2 asja korraga müüa, et me peame otsustama, mida me siis teeme. Ja lahendus muidugi on see, et me selle tarbekaupa siis püüame võimalikult alla tuua seda hinda, et eelkõige siis kulupõhiselt ja hästi palju digitaliseerida ja kõike muud, mida me seal teeme. Ja lahenduse põhil siis püüame siis võimalikult palju näidata kliendile,
et mis väärtust ta meie pakkumusest saab. Ja see väärtuspõhine müük nüüd ongi see eelkõige, et me mõtleme selle peale, et kuidas siis seda lahendust pakkuda ja kas meil on olemas nüüd see lahenduse pool, mida pakkuda või mitte. Ja no näiteks mäletan, et mul oli Grundfossiga arutelu ja siis nemad ütlesid niimoodi, et nemad ei tohi rääkida kliendiga teemal pump, vaid nemad peavad rääkima veelahendustest. Et see on tegelikult on ka, see on nagu firma strateegia küsimus, et mida me siis müüme toodet või müüme lahendust, on ju. Ja see on nüüd oluline teema ja muidugi võib etteruttavalt öelda ka, et kui me räägime väärtuspõhisest müügist, siis seal inimese osa jääb kindlasti alles. Kui me räägime tarbekauba müügist, siis võib juhtuda, et inimest sinna vaja pole. Et see siis võtab AI ja kõik muud asjad selle asja üle. Et see on selle asja nagu lähtekoht, on ju. Nüüd, kui vaata üldse, et kuhu see müük nüüd areneb, siis on 2 poolt. Üks on see, et püütakse tekitada rohkem sellist emotsiooni poolt ja hästi populaarne on siis ka selline nagu lugude jutustamine või narratiivide jutustamine. Ja eriti aktuaalne minu arust on see olnud selle farmaatsiafirmade puhul. Ma ei tea, kus B.B. Brownis on. Anu, on teil ka see teema või? Sul on mikrofon väljas. Ja. On ikka teema ja, ikka on. Et meil on siin nagu selliseid erinevaid valdkondi võib-olla, kus see väärtuspõhine pakkumine on nagu olulisem ja päevakohasem, aga kindlasti on neid nii-öelda nagu see tarbekauba lahendusi ka, kus me saaksime võib-olla mõelda rohkem, et kuidas seda väärtust sinna nagu selles mõttes rohkem nagu lahenduse kesksemalt teha pakkumisi kliendile, et see võib-olla ongi see, miks me siin mõtleme ja tahaks rohkem paremini aru saada. Ma just mõtlesin selle peale ka teie peale, et tõenäoliselt arstile väärtuspõhiselt müüa nagu on keerulisem, aga kindlasti ütleme selle haiglale on võib-olla see täitsa tehtav, on ju? Ja, kindlasti seda ka. Aga et see sõltub ka väga mina isiklikult leian, et see sõltub väga ka sellest, et mida me nagu müüme ja mida me pakume, mis see konkreetne toode ja siis see lahendus seal ümber on, et meil on nagu erinevaid näiteid. Kui me võtame meie B-Browni valdkondi. Okei. Argo, kuidas teil on? Kuhu te suunate rohkem oma fookust? Emotsioonile või numbritele? Ja kindlasti nagu lahenduste põhiselt. Et meie lihtsalt taustaks, et meie müüme igapäevaselt, tarnime ettevõtetele tootmistele markeerimislahendusi ja nii me täpselt ütlemegi. Aga tegelikkuses seal taga on väga lihtsad tooted, justkui kleebised, alamarkeeringud, mida kõik nagu tootmised laod vajavad igapäevaselt. Et me rõhume väga palju selle lahendustele küll, jah. Aga mul vahest tundub, et nagu kõik räägivad, pumba müüa müüb ka lahendusi, eks ole, et siis justkui see nagu selline ekspluateerimine, natuke selle sõna ülekasutamine aeg-ajalt tundub, et võib nagu klientidele nagu tüütuna tunduda. No tegelikult ma arvan ka, et parem on kliendile rääkida sellest, et mitte see, et palju see maksab, vaid palju sa saad selle eest, on ju. Aga see ongi see triki koht, et kuidas see teha, on ju. Jah. Jah, et see ei muutuks nagu kuidagi kunstlikuks, on ju. Et seesama mida Argo mainis ka, et tõesti, et äkki nagu läheme liiga selliseks, et ei, me siin pumbast ei räägi, et me räägime ainult mingist veelahendusest, aga võib-olla see tundub kliendile mingi hetk, et see pole ka nagu päris adekvaatne. Sander tahab ka midagi öelda. Sander, kuuleme. Ja, et minul on olnud ühe teise müügitiimi meie ettevõtte seest just pikem arutelu, et kuidas me soovime, et klient meiega ühendust võtab ja just need samad märksõnad, mida te just mainite, et ei jääks liialt lihtsakoeline mulje, et küsin hinnapakkumist, sest me tahame pakkuda lahendust, aga samal hetkel, et me teeme seda nii läbipaistvalt, et inimene saab ka sellele lihtsale tootele ja kuluartiklile saaks oma hinnapakkumise kätte,
aga kui me näeme, et me loome suuremat väärtust, siis samaaegselt oleks meil võimalus konsulteerida ja anda see suurim väärtuspakkumine, mis meil on ja selle tasakaalupunkti leidmine niimoodi, et klient saakski meilt seda väärtust, mida ta otsib täpselt sellel hetkel, et millal on see, nagu te esimesel slaidil oli, millal on see üks kaup ja millal on see lahendus, eks ju, et kuidas seda tasakaalu leida. Ma lisaks siia veel selle ka, et see üks nagu selline oluline faktor on nagu nende kliendi vajaduste tundmine ja kliendiga koos nagu läbi arutamine, et mis tal tegelikult see vajadus on, et kas me nagu ühiselt saame aru tema probleemi, mida meie hakkaksime siis lahendama ja kui ta leiab, et või kui klient nagu siis seda tajub, et talle tõesti tema probleemi tullakse nagu lahendama, et siis me võime tõesti seda nimetada väärtuspõhiseks pakkumiseks ja klient ka nagu saab seda väärtust siis ka tunda reaalselt. Et just see kliendi vajaduse kaardistamine. No siin ongi kaks asja, et ühelt poolt aru saada, mis on kliendi jaoks tähtis, on ju. Ja teine pool on see ka, et saada nagu aktsept sellele, et klient on nõus sellega, et see, mida me pakume, tõesti niimoodi ka on, eks ju. Et näiteks ütleme siin gaasimüüjad rääkisid seda, et kui nüüd kasutada odavamat gaasi, siis keevitajad haigestuvad 3-5 päeva rohkem aastas. Et ta peab andma siis selle aksepti, et jah, tõesti, ma usun, et see niimoodi on. Ja siis edasi saame juba teha neid arvutusi, on ju. Et see on nagu selline ka oluline koht, on ju. Aga jah, kui nüüd rääkida väärtust ise, siis see on iseenesest väga lihtne ju. Et klient näeb, mis kasu ta saab. Ta näeb, palju ta selle eest siis peab vaeva nägema. Ja siis see on see väärtus, mis ta siis pärast saab, on ju. Ja muidugi triki koht on nüüd see, et see kasu võib olla materiaalne ja immateriaalne. Seesama gaasifirmade puhul näiteks oli, meil oli koolitus, siis seal oli arutelu selle üle, et nad müüvad seda gaasi, mida on võimalik siis nagu tunda on ju, õhus on ju. Et palju siis sellise gaasi hind võib olla odavam kui siis tavalisest ilma, et sa tunneksid seda gaasi seal õhus on ju. Ja seal ongi küsimus selles, et kuidas moodi nüüd hinnata seda ettevõtte juhi sellist rahulikku und on ju. Et palju see maksab on ju. Et see on omaette siuke triki koht on ju. Ja kindlasti siis ka riskide hindamine, et kulud ei ole ju mitte ainult ju kulud, vaid seal on ka riskid ja kuidas moodi klient aksepteerib, et jah, see on suur risk on ju, et see võib minna õhku lennates tehas on ju, ja siis kunagi lõplikult ei suuda seda vältida seda, et see gaas kuskilt sealt imbub läbi on ju, ja siis palju siis tekib selline väärtus, mis on siis rahaliselt mõõdetav ja palju on siis selline väärtus, mis tegelikult on siis nagu siuke hingerahu ja muud asjad ja kuidas seda hingerahu panna siis sellesse numbritesse. Aga kogu selle väärtuspõhise müügi point on ikka see, et me püüame tuua välja siis mingi numbri. Et lõpuks ikka öelda kliendile, et vaata, et see on see number, mida sa võidad, juhul kui sa ostad meie käest. Kas võrreldes siis olemasoleva olukorraga või võrreldes siis konkurendiga näiteks. Toome siin mõningad näited. Siuke klassikaline näide on siis siukene, et võtame siis, ütleme, et me ostame siis kokku endale veini ja ostame siis veini 20 000 euro eest. Säilitame 10 aastat. Säilitamiskulu, seal temperatuuri hoidmine ja niiskuse hoidmine on siis, ütleme, 500 eurot aastas ja müün ära selle 50 000 euro eest. Ja küsimus on see, et kui suur on siis investeeringu tasuvus, return on investment. Oskab keegi kohe paugust öelda? Kui see on nii lihtne tehe, et ma lihtsalt lööks need numbrid seal kokku, siis tuleb nii-öelda kahekordne raha sealt tagasi, selles mõttes 25 000 võtaksin vahelt. Täpselt nii ongi, jah. Eks on siis 100%.
Et ROI on siis jah, ütleme see, et ühelt poolt see, et palju ma sain, kui ma ära müüsin, ehk see 50 000, siis palju on see investeeringu kulu, ostmise kulu ja säilitamise kulu jagatud siis investeeringu kuluga. Ja kui protsendina teha seda, siis tuleks seda korrutada 100-ga ja kui ajaliselt, siis tuleb jagada selle ajaühikuga. Eks selle puhul siis on näide siis see, et 50 000-ga müüsime, 20 000 oli ostuhind, 5000, 500 × 10 oli siis see hoidmise kulu, jagatud 25-ga on siis 1 ja korrutades 100-ga siis 100%. Et ongi jah, nagu Sander ütles ka, et kahekordne tagasiteenistus. Ja kui aastate peale jagada, siis tuleb jah 10% aastas selle raha investeering. Eks erinevates valdkondades on erinevaid ja me oleme need erinevate firmadega teinud, aga siin oli üks selline, kus me siis vaatasime krediidiinfot. Et näiteks kliendil on tasumata arveid 30 000 ja meie pakume siis 10 000 või 1 000 aastase paketi eest, et kus me siis kontrollime kliendi taustasid ja muid asju. Ja klient aktsepteerib, et põhjalikuma krediidikontrolli puhul on võimalik vähendada tasumata arveid 10%, 3000 eurot aastas. Aga see ongi nüüd see, et see on nüüd see trikikoht, et me peame saama siis kliendi käest aktsepti, et oled sa nõus, et kui nüüd hakkame kontrollima, et siis on võimalik see 10% vähendada. Ja ütleme seda ka, et meie kogemus ütleb ka seda, et see protsent umbes selline on. Ja palju siis selle puhul näite puhul ROI on siis see, et investeeringu tulu on 3000, investeeringu kulu on 1000, on ju, ja siis tuleb siis 200% tuleb selle puhul see ROI. Eks see on siis 6 kuuga tasub see investeering ära. Muidugi siin tekib alati lisaküsimusi. Ja siis on see, et kui me hakkame investeeringut või ütleme krediidi asju kontrolli tegema, et palju siis see käive väheneb firmal, siis palju tuleb lisatöö eest maksta ja palju siis need võlgade sissenõudmine kulu väheneb ja veel midagi, on ju. Et need kindlasti, et alati see ei ole nii üks ühele tehtav, aga kindlasti seda saab uurida. Veel 2 näidet. Üks on siis seadmerent, kus me seda ROI-d otseselt välja ei saanud tuua. Ja ütleme, seal oli siis see, et see klient rääkis, et ütleme, et seadmerent päevas on 50 euri, selle ostusumma on 500 euri ja ilmselt saab selle 3 aasta pärast ka ära müüa 2000 euriga. Ja siis on plaanis kasutada seda 3 aasta jooksul 50 päeva. See on ka oluline, et palju ta siis reaalselt seda kasutab, on ju. Ja siis renditasu on siis näha, et 2500 euri, 3000 jääb siis on see kulu, aga muidu hooldust ei ole siin arvesse võetud veel. Ja siis palju siis rendi puhul see võit on. Et võit on siis 500 euri 3 aasta peale. Et see on ka üks moodus, mismoodi siis seda numbrit välja tuua ilma ROI-ta. Ja siin on üks koolituse näide ka veel, et firma soovib tõsta hinda, siis firma käive on 5 miljonit, koolitus maksab 5000 ja kui hinna pärast lepingust loobuvad 30% eeldame ja siis kui eeldame koolitusega viia siis 20% peale, et palju on siis see ROI, on ju. Muidugi siin nüüd ongi lähtud ainult sellest ühest aspektist, et palju me suudame kliente säilitada. Teine pool muidugi, mida me võiksime ka arvestada ja mida me oleme teinud ka praktikas, on see, et kui me suudame tõsta käivet selle hinnatõusuga, et palju selle ROI on. Aga siin on nüüd jah see näide, et üks aspekt ainult, et selle klientide säilitamine. Ja selle puhul siis on jah, see ROI on päris suur, on lausa 900 000, on ju. Et neid näiteid on kindlasti erinevaid ja nüüd ongi see, et kas ja kuidas me suudame oma ettevõttes seda tuua välja. Siin on, ma tean, et mitmed rahvusvahelised firmad, seesama gaasifirma ja teisi on ka olnud, et kes tegelikult on teinud lausa sellise nagu Exceli põhja, et ta on kliendi juures ja siis topib sinna Excelisse neid numbreid sisse, et ütleb, okei, palju on näiteks keevitaja palk,
keskmine on selline, oled nõus, et ta on haige 3 päeva aastas, jah, nõus on ju, ja siis hakkab arutama, et palju siis see, et palju see ühe gaasi hind on, palju teise gaasi hind on ja palju siis aasta lõpuks see erinevus tekib, on ju. Et neid on tegelikult üha rohkem firmasid on, kes on hakanud selliseid põhjasid tegema ja kliendiga sel teemal ka räägivad. Et see on nüüd selline, mis on tegelikult, eriti business to business äris on tegelikult hästi levinud ja üha rohkem ka hakkab tööle, on ju. Ja kui nüüd vaata seda meie lähenemist, siis see on jah selline 4-etapiline. Ühelt poolt on see, et tõesti, kuidasmoodi saada kliendi käest see info kätte, mis on tema jaoks tähtis, mis on tema jaoks oluline. Ja isegi sama segmendi ettevõtete puhul võib see olla erinev. Firma juht võib näiteks väga kõrgelt hinnata oma enda mugavust, on ju. Ja neid näiteid on muidugi väga palju, on ju. Ja et kui me oleme aru saanud, mis selle firma jaoks tähtis on ju, siis järgmine teema on see, et mida me siis saame talle pakkuda võrreldes konkurentidega ja kuidasmoodi on võimalik siis seda mugavust või mingit muud asja kvantifitseerida. Ja siis muidugi on ka see küsimus, et kuidasmoodi siis seda kliendile tutvustada, et mismoodi siis rääkida, et mis on siis hea ja mis mitte ja kindlasti point peaks olema siis see, et ma hakkan rääkima sellest, et mida klient siis võidab, mitte ei hakka rääkima tootest, sest väga sageli müüjate häda on selles, et me hakkame kiitma oma toodet, selle asemel, et rääkida kliendi kasust ja väärtuspõhise müügi mõte ikkagi on see, et me püüame näidata seda, mida klient saab sellest, kui ta kasutab meie lahendusi. Ja siis kindlasti on ka küsimus see, et kui tekib mingid vastuväiteid või arutelusid või muid asju, et mismoodi neid käsitleda ja kuidas edasi liikuda. Et see on nüüd see, mis on kogu selle meie lähenemise nagu point või selline protsess, mida me siis ka oma koolitusel läbi käime. Nii, on siiamaani küsimusi? Ülle Maitond. Laias laastus ma olen nõus sellega ja ma arvan ka, et me oleme kogu oma tööaja jooksul sellest lähtunud, et selles mõttes ei ole siin midagi uut, aga teisest küljest, kui minna detailidesse, siis ühe näitena, mis mul just nagu mõtet pidurdas, oli see värskest töötoast just näide, et kui me pakume lahendust, siis kui ikkagi klient jõuab hinnavõrdluseni, siis võib juhtuda, et osad selle lahenduse osad ei ole nagu kliendi pädevuses või teda ei huvita. Toon näite, et me pakume lahendust näiteks intravenoosse kanüüli puhul, mis väldib vere sattumist väliskeskkonda ja sellega seoses me ütleme, et see tasub tal ära mitte ainult sellepärast, et patsient saab kvaliteetse teenuse, vaid ka selleks, et haigla hoiab kokku väliskeskkonda sattumata vere puhul voodilinade, voodiriiete, keskkonna puhastamise pealt. Siis nüüd see tarvikuostja, kellele me lahendust pakume, ta ei pruugi isegi neid numbreid teada, mida kulutab haigla nüüd selle keskkonna puhtana hoidmiseks. Need on nagu nii eri kanalid. Et siit mu küsimus, et kui on sellise situatsiooniga tegemist, kuidas me siit edasi võiks minna? No siin ongi see teema, et tegelikult müümisel täna me väga palju tegelikult peame müüma ka väärtusi. Et kui ma näiteks müün palkmaju, puidust palkmaju, siis ma pean müüma ka tegelikult seda väärtust, et puit on parem kui kivi. Ja kui ma müün kivimaju, siis ma müün seda väärtust, et kivi on parem kui puit, on ju. Ja kui klient on ära ostnud selle, et puit on parem
ja ta tahab kingimata puitmaja saada, siis on väga keeruline müüa talle kivimaja. Ja see ongi see, et selline väärtuste müümine, et keskkonnahoid või mingi muud asjad, et kui me ei suuda seda kliendile ära müüa, noh, siis ei ole mõtet edasi rääkida. See eeldab kõrget teadlikkust kliendi pealt, jah. Jah, et nii ta paraku on, jah. Tere, Jaanus, kas me näeme ka sind? Jaanus, kas me näeme ka sind? Korra vist ilmselt näeb, aga et mul on siin veidi multitasking hetkel, et ma panin temperatiiv ka, et ärge laske mind väga segada, minust väga segada ennast. Okei. Ma kuulan aktiivselt, nii palju kui ma saan. Aitäh. Ma vaatasin, et ma küll rääkisin, kas ma võin panna salvestama, aga Jah, see on loomulik. Salvestab küll, jah. Jah, see on okei. Nii. Et see on see protsess, mille kaudu me siis plaanime seda läbi käia ja mõte on siis selles, et siis harjutada neid erinevaid asju ja teha. Ja ütleme koolituse puhul me oleme teinud niimoodi, et on nagu 2 varianti. Üks on see, et võtame ühe valmis juhtumi aluseks, aga kuna meie rühmad on hästi sellised väiksed, siis tegelikult me suudame ka iga osaleja sellist juhtumit eraldi analüüsida. Et mis on siis nagu see väärtuspõhine müük, et miks see siis täna nii oluline on? Ta on tegelikult, kui nüüd vaata neid, me oleme neid trende analüüsinud ka ja oleme neid uuringuid teinud ja ta on väärtuspõhist müüki peetakse täna siis business to business müügimaailmast trendiks number 1 on ju. Siis räägivad seda, et kliendid ikkagi mõtlevad väärtuse, mitte toote peale. Väärtuse loomine täna on palju lihtsam kui vanasti, tänu nende kõikide tehnoloogiliste võimalustele. Ja ainult toodetega on üha raskem väärtust luua ja kindlasti väärtus ei ole mitte ainult selles tootes või lahenduses, vaid kogu tegelikult suhtluses klientidega. Et tegelikult klient hindab ka seda, et kui lihtne või keeruline on tegelikult suhelda müüjaga ja kõik need muud teemad seal. Et see on kindlasti laiem kui ainult ühe toote või lahenduse väärtus. Nüüd selle väärtuspõhise müügi kohta meil on päris palju materjale internetis, et neid saab sealt siis lisaks veel lugeda soovi korral. Ja nüüd on küsimus see, et kui võelda nüüd B. Browni puhul, et kas oskate kohe praegu öelda või tahate arutada omavahel, et mis väärtust sa pakud oma kliendile? Või kohe praegust lambist ei tule? No Ülle juba tõi välja, et üks väärtus on see, et kui klient nüüd seda hindab loomulikult, on see keskkonna säästmine. Aga seda peab enne aru saama, et kas klient peab seda tähtsaks või mitte. Kas ma võin siin vahele küsida, et kas te olete minuga nõus, et väärtuspõhine müük on rohkem võimalik olukorras, kus toode ise on kallim, väärtuslikum, rohkem tagasi anda? No seal on seda mõttekas teha, jah. Et selle arvuti näite puhul ka, et kui ma ostan e-poest arvutit, siis ma vaatan eelkõige hinda. Aga kui ma vaatan seda komplekslahendust, siis ma vaatan, mis see lahendus endast sisaldab. Ja need on nagu kaks erinevat asja. Et ma isiklikult kaldun arvama, et see väärtuspõhine müük on rohkem vajalik business to business müügis, aga kindlasti saab seda ka rakendada business to customer müügis. Et sellepärast ma ütlesingi, et ma hästi ei kujuta ette, et kuidas moodi seda arstile müües ära kasutada, aga ma usun, et leiab kindlasti ideid ja mõtteid, kuidas seda haiglale müüa. No mina ütleks enda poolt, et tervishoiuasutustega suheldes nii vähe, kui mina seda teen, mul head kolleegid siin on rohkem, ütleks, klientidega ühenduses kui mina, aga nii vähe või kui palju mina kokku puutun, on see, et kliendi jaoks on väga suur väärtus, kui sul on toode laos olemas, kui sa tead, et seda toodet tuleb pikalt peale, kui inimene oskab seda kasutada, kui ta on õppinud seda kasutama, siis ta oskab ka kolleegi panna seda kasutama. Ja tegelikult, kui sul on ikkagi väga
suur asutus, mis Eestis tervishoiuasutusi on, mis on väga suured, kus inimesed isegi omavahel ei tunne teineteist ja ei tea, siis tegelikult selline ümberõppimine on väga suur ajaline ja ka muude ressursside kulu. Ehk siis selline jätkusuutlikkus ja kohalolek on kindlasti see suur väärtus, mida näiteks meie asetus suudab kliendile pakkuda ja see on see asi, mida me saame ka maha müüa. No nüüd ongi see küsimus, kas klient seda hindab, on ju. Et kui palju talle maksab see aeg, on ju. Et näiteks väetisemüüjad ka müüvad seda selle kaudu, et kui palju maksab näiteks odava väetisega väetamine põllu peal ja kui sul traktor need lähevad umbe ja kõik need torud on ju, ja kui palju sa kevadel siis seisad selle traktoriga põllu peal, et palju see siis maksab võrreldes sellega, et sa kasutad korralikku väetist, mis ei jää umbe, on ju. Et kindlasti ajal on oma hind, on ju, ja kindlasti on tööjõul ka hind, on ju. Et kui sa pead kasutama inimesi ühes või teises situatsioonis, et sinna saab ka kindlasti hinnasildi juurde panna, et seda välja tuua. Ja riiulil on ka hind ja seda ei tea haiglalt, see ongi see kliendi vajaduse nagu arusaamine, et kui neil on toode kapis, mida keegi kasutada ei taha, ei oska, ei suuda, siis seda väärtust nad ei loo oma kliendile, oma patsiendile ja pluss sul on kapp täis asju, mida sa ei kasuta. Ja see on ka õige, et laokulud on kindlasti ka väga oluline teema, mida saab kasutada, on ju, nende numbrite välja toomisel. Argo, mis summutad tekivad? Jaa, vot mõtlesin siin see business to customer ja business to business, et hea näide lihtsalt vahetult enne seda algust ma kiiresti ostsin ära netist uue elektripliidi, mis ootamatult siin ämmal katki läks. et ja mõtlesin, et näed, et mina ostsin hinda, et hea lihtne lahendus laos olemas kiiresti järgi, aga samas tegelikult seda sama pliiti ju saab ju müüa ka business to customer nagu väärtuspõhiselt. Et näiteks, et vot mul tuleb keegi kohale, läheb keegi kohale, kes vaatab, sobitab, mõõdab, ma ei tea, vaatab, et see sobiks sinna disaini, eks ole, kõik see muu, mis selle väärtuse loob. Et tegelikult seal äris on ka võimalik ja on ju neid kohti küll, kes keskenduvad sellisele väärtuspõhisele müügile seal nagu köögitehnika ja köögi nagu mööbli loomisel, eks ole. Tegelikult ju on olemas. Lihtsalt näide nagu isiklikust näitest, aga nagu meie puhul ma ei tea, me müüme seadmeid ja tarvikuid. Igapäevane on see, et kui meil klient näiteks ostab mingi seadme ära, siis meie puhul see järelteenindus on väga suur väärtus, et mida me kuidagi ei hinnasta kliendi jaoks, aga tegelikult see tuleb selle ostuga kaasa ja me pakume seda tuge, järelteenindust, mis ongi nagu see väärtus. Et klient tihtipeale vaatab, et hinda, et okei, ta saaks sama asja osta kusagilt netipoest võib-olla nagu soodsamalt, aga sellel hetkel ta ei võrdle seda, või ta isegi ei mõtle sellele, et võib-olla mul kuu aja pärast või poole aasta pärast on tegelikkuses vaja sellel seadmele mingisugust nagu abi, tuge, teenust, järelteenindust, mingit supporti, varuosasid, ja siis ta on hädas, aga ta ei mõtle sellel hetkel, eks ole, kui ta seda nagu ostuotsust teeb, et vaata siis meie asi on tuua välja need väärtused seal juures, et millega meie nagu toetada, aidata saame, et just see on, ütleme selle kogu selle hooldus ja kogu kompleksi müümine tegelikult on väga oluline. Et meil oli siin põllumajandusmasinate müüjatega siin kombainide puhul ka, et nad võrdlesid nagu 2 erinevat kombaini ja nad müüsid väärtust selle kaudu, et meie kombain on küll alguses kallim, eks ju, aga lõppkokkuvõttes, kui sa võtad 10 aastat, on ju, siis on ta palju odavam võrreldes konkurendiga. Et selliseid asju peab mõtlema ja tegelikult see on ka täpselt selline, ongi selle väärtuspõhise müügi point, on ju. Et see ongi see müümise koht, et mida sa kliendile müüd, on ju. Jaanus, sinu kommentaarid, jõudsid sa muidugi natuke hilja paati, aga et selle väärtuspõhise müügi kohta või selle et ei eks ta see on siuke, tundub selline
tundub selline täitsa mõistuspärane lähenemine, et aga noh, eks seal ongi, et reaalses elus on nagu, et sa kohtudki nende inimestega, klientidega ja siis noh, kuidas nemad seda noh, hetkel enda peas nagu võrdlevad et mis on mingil algushetkel tähtsaks peavad või ei pea, et ja siis eks see tõehetk selgubki nagu hiljem, et aga noh, et eks on ka võib-olla ise ka siin 20 pluss aastat siin tööstusseadmetega tegelenud ja eks siis mingis kohas nagu saad aru, et mõnele kliendile ei ole mõtet seda nagu rääkida, et siis pead mõtlema, et eks siis elu peab õpetama, et aga noh, Täitsa aga nõus. aga jah, et ma lihtsalt enda peas nagu veidi mõtlesin, et äkki on sellest sektorist mingit väikest osa võimalik ikkagi seda mõtteviisi natuke muuta, et mingit osa neist. Ei, ma olen nõus, et on olemas kliente, kes vaatavad ainult hinnasilti ja noh, nendele võib soovitada, et mine siis demosse ja kuskil taolisse kohta. No eks seda jah, see ala seda olemegi teinud, et siis, et tuleb 2 korda osta, et kõigepealt odav ja siis pärast hea, et. Ja muidugi noh, ma olen kokku puutunud firmadega, kes püüavad nagu müüa premium toodet ja siis tahavad osta kokku nagu kõige odavamaid asju. No see ilmselt ka ei tööta. Nii, aga ütleme see, et nende teemade edasi arutada, siis me pakume välja siis sellist koolitust novembris on sel aastal, järgmine kevad ilmselt ka, kus me siis käime seesamas, mis me protsess näitasime, käime need protsessid etapid läbi. Et see on nagu üks võimalus ja meil on kindlasti hästi väiksed grupid on ju, et üle 8 inimese meil sinna koolitustele ei lubagi ja tavaliselt nad jäävad sinna alla selle kindlasti. Ja seal me saame siis iga ettevõtte puhul siis rääkida ka sellest tema enda juhtumist. Ja teine variant on siis käia läbi siis e-õppemoodul. See on küll nüüd inglise keeles, kuna eesti keelde ei tasu neid ära tõlkida, aga ma arvan, et see on ka päris hea, kui me teame ka kõiki neid inglisekeelseid termineid. Et see on ka üks variant, mismoodi seda läbi käia. Nüüd üks asi, mille kohta ma nüüd slaidi ei teinud, aga tegelikult nüüd meil on veel üks webinar tulemas järgmine kolmapäev, jällegi hommikul kell 10, kus me räägime siis AI ja business to business müügiprotsessist. Et seal on siis 3 nagu aspekti, et mina siis lähtun eelkõige sellest müügiteemast, siis on seal üks veebidisainer või kes räägib siis AI-st ja siis on psühholoog, kes räägib siis inimlikkusest. Et kui teil huvi ja aega on, siis kindlasti me võime saata selle kutse teile ka järgmise kolmapäeva hommikuks. Mina oleks väga huvitatud, Kaido, ole hea, pane teele mulle. Okei. Liis teeb märkmeid. Jah. Nii, aga me oleme kenasti graafikus. On veel küsimusi? Kas tekkis mõtteid, et see ongi tegelikult see põhikoht ongi see, et kas leida see koht, mida müüa kliendi puhul ja põhipoint ongi see, et aru saada, mida klient huvitab. No seesama näiteks see Ülle näide, et kas keskkond on tema jaoks teema või mitte. Ja kui on teema, siis vajutada selle peale. Kui ei ole teema, siis leida mingi muu teema, mis teda huvi kõnetab. Ja see on, ma arvan, ongi kõige keerulisem koht. Ja tihtipeale räägitakse müümise puhul, et sa pead oma toodet tundma. Jah, loomulikult toote tundmine obligatoorne, aga veelgi olulisem on aru saada kliendi vajadustest, et mida klient tahab. Ja eelkõige seda, et tunda seda kliendi valdkonda. Eesti on kahjuks nii väike riik, et siin ei saa nagu spetsialiseeruda, aga näiteks Merkuri puhul on nüüd see, et suuremates riikides siis tegelikult Merkuri konsultandid on spetsialiseerunud, kes on siis ravimitööstusele, kes on IKT valdkonnale, kes on mingi autotööstusele spetsialiseerunud, et nad tegelikult tegelevad nagu ühe segmendiga ja püüavad siis aru saada selle segmendi loogikast ja arengutest ja asjadest. Aga meie kahjuks peame tegelema kõikidega, et nii see paraku on. Okay.
kas soovite neid slaide ka saada, mis ma täna näitasin? võib ikka, jah. Et Liis siis saadab teile kõigile need slaidid, on ju. Ja siis Okei. saadab siis igaks juhuks selle infoga selle järgmise webinari kohta. See oli samamoodi nagu selline, kus sai täiesti niimoodi tasuta osaleda, jah? Ma ise Jaa, ikka. märkasin ka seda. Ikka, point on, me kahjuks jah, me tunnistame oma viga, et me unustasime sinna kirjutada juurde, et see on tasuta ja päris mitu inimest on seda ka küsinud, et kas see on tasuta. On küll, jah. Et see on nüüd koht, kus jah, natukene siin arutame ja räägime ja mõtleme ja kogume mõtteid, et kuidas edasi liikuda ja ma usun, et nii meie saame ideid ja mõtteid, kui ka loodame, et osalejad saavad ideid ja mõtteid, et kuidas oma tööd paremini teha. Nii on. Nii, Okei. aga suured tänud ja uute kohtumisteni. Jaa. Aitäh, Teile ka suur Aitäh. tänu. suur tänu. Kõike head. Kena päeva jätku. Head päeva. Noh, kuidas tundus, kuidas läks? Väga positiivne ju. Ei tea, kas nad